Tervist. Täna toimub esimene ühendatud inimeste pidu. Ametlik saripidu siis ma arvan, et peale umbes mingisugust 6-7 aastast jutustamist, et võiks üks ühendatud inimeste pidu olla. Ja minu kõrval on Abraham, noor tüüp, noor ja vihane tüüp. Ei ole Pärnust, ma olen Pärnust, aga et Tabasalust ja ma tahaksin küsida käest mõned küsimused, nagu näiteks. Mida sa arvad Eesti rap-skenest aastal 2009 septembrikuus? Ma arvan, et sitte on ikka sama palju kui varem. Väga lihtsalt jääd paremaks. Mina olen, sina oled. Igasuguseid on. Okei. Sul tuli välja just singel, mille nimi on Sitaks plekki. Et ma arvan, et hullult paljudel tüüpidel, kes seda lugu nagu mingi moment kuulevad või on juba kuulnud, on tekkinud küsimus, et miks mingisugusel siuksel kitsal ajal otsustasid välja tulla sellise laia pealkirjaga. Sitaks plekki, mul sitaks plekki kitsal ajal. Lihtne. Okei. Ei, kui selles mõttes, kui Tapsi sõita, siis ja vaadates neid maju, mis tee äärde jäävad ja kogu seda keskust ja asfalti kvaliteeti näiteks, mis seal on, siis võiks arvata, et seal on tõesti tüübid, elavad nagu tüübid, kellel ikkagi plekki on nagu. Et sest teed on korras, pood on lähedal ja majad on ilusad. Aga lisaks veel üks küsimus, et see puudutab nüüd nagu natukene sükust 90 teemat, et sa annad oma plaadi välja Superbandiidi alt. Et kuidas on sinu suhe nagu pättide ja pätti tegemisega, et kas sa oled nagu pigem olnud hea poiss oma vanematele, pruutidele, sõpradele, nagu hea, nagu tuttav, hea sõber või see ikkagi nagu pätt ka veitsa? No isast ma ei viitsi rääkida, isa on imelik, aga ei, ma teen ikka pätti ka. Eile näiteks hommikul ärkasin mendis pea põhimõtteliselt. Ja, viivad ära kogu aeg. Okei, aga... Käed on katki ja siin ei ole midagi, raha tuleb teenida. Okei, jätaks nüüd sulle nalja sisse, et see kõrvale tegelikult ma tahtsin küsida seda, et kuidas sa nagu otsustasid ühtäkki hakata tegelema nagu peale päderräppi siis sellega, et välja anda oma plaat ja töötama nagu selle nimel, et kust selline otsus või miks? No, järgmine loogiline samm ju. Teed veitsa battleid, keegi teab sind juba natukene, annab mingi album välja, mingi normaalse, siis teab rohkem inimesi siin, siis käid esinemas, siis ongi juba normaalne olla. Okei, kena. Aga mis su ambitsioonid on? Et selles mõttes, et nagu nii palju, kui ma siin nagu pättidest tean, siis kindlasti tõenäoliselt oli üks põhiline ambitsioon olla nagu Eesti parim. Võita siis see aasta battle'i suursündmus ehk MC Battle ja tõestada ennast selles vallas. Et aga mis su ambitsioonid nagu muusikuna on, mida sa tahad nagu saada, et mida sa tahad saavutada? Sama. Vaata mingi telistada. Jah. Õhtul. Kuule, aga ma praegu saa väga rääkida. Helista tagasi veits aja pärast. Tavai. Et samamoodi olla parim. Okei. Mis muud moodi ei ole mõtet teha mingit kõredi keskmist muusika. Nõus. Ja paned täiega, kõige paremaid asju, mis on kõige parem tunne. Okei. Sa ise tead ju küll. See on hea põhjus jah, tegelikult, sest mina jätkuvalt usun sellesse, et ikkagi rap-muusika ja rap-kultuur on maailma kõige võistlevamad kultuurivormid üldse, et selles suhtes, et need tüübid, kes räägivad mingisugusest rahulikust ja viisakast koos eksisteerimisest seal ühe, teise ja kolmanda ja need tüübid nagu ma arvan, et elavad klapid peas, aga see selleks. Türi ja Paide tagasi stuudiosse ilmateaduse just läbi, minu kõrval on Abraham, kes just andis välja oma esimese singli, ametliku singli, mille nimi on Sitaks plekki. Repib see vist su järgmise aasta numbris ilmuvad plaati nimega
Pihv ja Pleki presidendiks. Ja räägib see siis sellisest asjast, et kui kellelgi oleks sitaks plekki või sul oleks, et mis siis kõike teeks. Aga mis ise teeksid, kui sul oleks sitaks plekki? Kui mul oleks sitaks plekki, siis ma arvan, et ma koliksin mingisugusele hästi sooja kliimaga väikesaarele, mida ei kimbuta eriti orkaanidega, mingisugused muud vapustused, mis ei kuulu otseselt ühegi riigi jurisdiktsiooni ja tunneksin ennast seal hästi, vahest kutsuksin sõpra endale sinna külla. Noh, tegelikult oleks hea, kui oleks sõbrad kogu aeg külas. Mul meeldib külalised vaatama. Mul meeldib ka. Jumala kõvad külalised. Okei. Aga tagasi nüüd meie jututeema juurde, mis sõlmas nagu seda, et mis on sinu ambitsioonid, mida sa nagu arvad Eesti räpist aastal 2009 ja kuhu sa tahad jõuda. Tegelikult küsiks veel nagu sükse lisaküsimuse, et okei, enamus inimesed teavad, kus sa nagu pärit oled, Tabasalu, umbes kui vana sa oled, millega sa nagu võib-olla igapäevaselt tegeled, aga üks asi, mis mind nagu alati huvitab tegelikult kõikide puhul on see, et kuidas sa nagu selle muusikani jõudsid või selles mõttes, et mis oli see köitev asi selle muusika ja selle kultuuri ja selle räppimise juures, mis pärast sa seda tegema hakkasid? Tegelikult põhiline oligi see, kui ma kuulsin neid battleid ja mõtlesin, et kõrad, ise võiks ka teha midagi siukest. Okay. Äge, lambist tuleb midagi. Okei, enamus ei usu, et lambist midagi tuleb, aga pohvi. No, ja mõtle, mis tunne see on, kui ütled ikka hästi kellelegi midagi. Rahvas läheb hulluks ja läks ja nägib. Nõus. Tere see ongi, mille nimel teha. Muud ei ole väga. Publikut ei oleks, poleks üldse mõte. Ma ehitaks praegu, ma arvan, kuskil maju või midagi. ja kui suures majades on ka publikut, aga tavaliselt vähe, perega on raamas. Lõpuküsimus. Kui sa oled nüüd andnud välja selle plaadi 2010 ja saavutanud seda, mis sa nagu tahad saavutada, mis sa siis teed? Uue plaadi. Uue plaadi. Jah, veel parema, ma arvan. Veel parema. Või teist suus lähema. Okei. Peab olema parem, arvan, et läheb ka neid paremaks. See on superbandiidi poistega on hea teha. Hea. Okei. Kuule, aga lühidalt. 18. september on täna, reede, klubiks on Korter, selline uus tore muusikaklubi siin Rotermanni korteris Tallinnas. Ma just rääkisin juttu sellise tüübiga nagu Abraham, Tabasalu, Ulassapatt ja tüübi singel siis Sitaks plekki. Otsige seda internetist aadressid www.myspace/Apuraham Ehhi muusikakogust. MySpace'i, kui lööte sisse Superbandiit Records, sealt alt võite seda kuulata ja hoidke siis sitt reaalsena. Tšau.